tere, kallis televaataja! Mäletad aega mingi paarkümmend aastat tagasi, kui ei olnud videokaamerad nagu see, mis praegu meid filmib. Siis oli olemas selline asi nagu kodukino ja kodufilm. Mina ostsin kunagi sellise kaamera. See on selline kinofilmi kaamera. Siukene kaamera, millele käis siis külge ka hoidja, käepide. Ja sellega sai teha filmi. Minu mudel oli selline üles keeratav. Keerasid siit üles ja siis siit vaatasid sisse ja suurendasid lähedamale, kuidas vaja oli, ja vajutasid siia nupule ja niimoodi ta filmis. Ja film oli siis sellise kasseti sees. Ja siin käis sees 8 mm film. Kassett on siis sees siukene, et ühel pool oli siis see film, käisid ringi ja läks alumisele poolele, kui oli täis. Vot selline ajast oli kunagi. Aga nüüd sinna käis selline film sisse. Aga nüüd oli mul probleem. On möödas paarkümmend aastat. Ja need on mul ilmutamata. Ma tean, mis ma olen siia filminud. Näiteks siin olen ma filminud Teelit aastal 1995. 30. detsember. Aga see mul ilmutamata. Ma olen filminud, aga nüüd oleks vaja teada, mis siin peal on. Sama on ka siin maikuu 95 aasta. Ja siin on aastast 94. Meie esimene Kiisutsummi on siin filmi peal. Vot. Ja siis andsin mullest teada ja voila! Ma sain masina, millest neid ilmutatakse. Sain täna postipakki kätte. Ja nüüd toimub üks põnev hetk, paki avamine. Paki avamine on alati kõik põnevam asi. Näiteks jõulupaki avamine on põnev asi. Aga ka postipaki avamine on selline ütlematu tore tegevus. Ja mulle ongi saadetud selline aparaat, milles siis saan lõpuks need filmid ära ilmutada. Ja lisaks on saadetud ka 2 sellist filmikest, kuhu on ka kirjutatud täis. Aga mina ei ole seda filminud. Siin on kellegi teise inimese elulugu filmitud. Huvitav, kuidas seda saaks ilmutada ka ära. Nii et kõik selline põnev asi ootab meid veel ees. Aga siis tekkis probleem. Mitte kuskil ei ole saada kemikaale, millega neid filmi ilmutada. Läksin mina siis internetti ja otsisin kohti, kust oleks võimalik saada kemikaale, et ilmutada
filmi, mis on üle 20 aasta vana. Ma leidsin, et vanaaegseid filme ilmutatakse tänapäeval sellise protsessiga nagu Orvo 9165. Sellise kemikaalikomplektiga saab ilmutada vanaaegseid filme, mis on siis Svema firmas tehtud. Nii nagu nõukogude ajal sai seda filmida. Otsisin internetist Orvo kodulehelt ja küsisin, kas nemad teevad kemikaale. Orvo tehasest öeldi, et nemad kahjuks ei tee. Siis pöördusin Kalbet Keemie firma poole, kes valmistas Orvole kunagi neid kemikaale. Ja ka nemad ütlesid, et nemad selliste kemikaalidega enam ei tegele. Nad on oma tootmise kokku pannud ja lõpetanud selle kõik. Aga siis juhtusin YouTube'is nägema kellegi venelase Sidor Matrassovi lehe pealt, kuidas tema on ilmutanud 9165 protsessiga vanaaegseid filme. Leidsin Sidori ka Facebookist üles, võtsin ühendust ja hohoo, Sidor oli nõus valmistama minule ise need kemikaalid, mis mul olid vaja. Leppisime kokku ja ühel toredal päeval saingi ma paki. Aga täna, 7. detsembril ongi see tore hetk, kui ma sain postist paki kätte. Ma tellisin nimelt ainsast kohast, kus terves maailmas üldse on võimalik saada minule vajalikku olnud kemikaali. Ja siin see pakk ongi. Jee! Nii nagu lapsed jõulupakki tahavad saada. Vaatame siis, mis meil siin sees on. Ja ongi koos olemas. Ja Orvo 9165 protsessiga, sellise kemikaalikomplektiga, ongi võimalik ära ilmutada need kinofilmid, 8 mm kinofilmid, mida ma olen kunagi filminud ja millele praegu kahjuks mitte kuskil kemikaale saada ei olnud. Nii et aitäh, hakkame tegelema. Teeme lahused valmis ja siis näitame, kuidas protsess edasi läheb. Täna hakkame siis meie sellest lahuse komplektist tegema lahuseid. Meil on siin tellitud nimelt 2-liitrine komplekt selleks, et ilmutada kinofilmidega. Ja täna me seda hakkame tegema. Nii. Meil on olemas kõik asjad, mis on vaja ja mõned asjad, mida ei ole vaja. Mikser olemas, aga mikserit meil täna vaja ei ole. Niimoodi. Meil on sellest pakist retsepti järgi vaja teha 5 lahust. 5 2-liitrist lahust, see on kokku 10 liitrit vett. Nii, vett on meil olemas. Ma ostsin destilleeritud vett, 5 liitrit. See on siis 2 ilmutusprotsessiks. Ja stopplahusteks ja kinnititeks sobib ka tavaline vesi. Ja tavaline vesi on meil siis pärit kraanist ja on ära keedetud. Täitsa maitsev. Nii et jälgige protsessi. Ja kuhu me lahused teeme, selle jaoks oleme kunagi usinasti tomatimahla joonud 3-liitristes pulkides. Ja need me peseme siis puhtaks ja siia teeme siis 2 liitrit lahust. Et üks asi on selge, et purgid on tehtud kõik naiste jaoks, sest meeste käsi ei mahu siit purgiavast sisse. Kes tahab purgipesijat,
see peab naise võtma. Meil on siin võetud ka mõõdunõu 1 liitri mõõtmiseks. Nii. Meil on kinniti. 5. lahus on kinniti. Siin on nüüd selline nostalgiline hetk, et terve karbitäis, kotitäis punkaali. See on siis siukene 4. lahus. See on siis 1. lahus. Ja see on meil 3. lahus. Ja siin on stopp lahus. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Siis sellised asjad. Alustame siis 5. Võtame 2 liitrit soojavett. Ma teen niimoodi, et algul teen pool liitrit ja siis kuni 2 liitrit. Kinnitil märgime esialgu ära, kus maal meil see pool liitrit on. Nii, poole liitri triip. See ei ole suhkur, see on nostalgiline hetk fotograafidele. Viimati hoidsin ma kemikaali kinniti oma 30 aastat tagasi käes. See on selline pulber, millega saab kinnitada nii fotosid kui ka filmilinte. Selline nostalgiline hetk. Niisiis, meie 5. lahuse vesi on mõõdetud, see on kinniti ja nüüd saame kinniti vee hulka. Kinniti pulber ja siin on siis 2 liitrit vett, kuna me teeme 2 liitrised lahust. Ja ega siin midagi muud rasket ei ole, kui segame ära. Ja kinniti lahus ongi valmis. Selle paneme nüüd temperatuuril seisma. Paneme siin nii. Paneme siia korralikult peale. Ja ma toon ühe kummi ka. Järgmiseks võtame valgendi. Valgendi lahus on lahus number 4.
variandi tegemisega on niimoodi, et kõik pakid tuleb siis järjekorras ära lahustada ja lisada siis üksteisele. Esimene segu siia võtta. Seda on nii kaua, kuni ta ära lahustama. Võtame number 2, number 2. Selle lahustame eraldi. Lahustame eraldi ja lisame number 1. Ja nüüd lisame 3. paki. Lahustame siin eraldi ära ja lisame teiste hulka. Lisame siis selle lahuse teise lahuse hulka. Viimane valgendi osa on number 4, mis on juba valmis vedelikuna ja selle lisame siia kõige juurde, kõigile otsa.
ja number 4 lahus ongi meil valmis. Nüüd vahepeal teeme siis ka lahus number 2 ära, see on siis stopp lahus. Üks liiter. Ja 2 liitrit. Ja siis stopp lahus. Siin on üks on vedelikuna ja teine on valmis pulbrina. Pulbri lahustame siin ära. Ja lisame number 2 vedeliku. Ja ongi number 2 lahus ka valmis. Kotiloos peale. Number 2. Tomatimahl number 2. Esimest ja kolmandat lahust me teeme destilleeritud veega. Aga seda me peaksime ilmselt natukene soojemaks tegema. Nii umbes 35-40 kraadi. Sellega läheb pisut aega. Me panime, selleks võtsime õuetermomeetri. Ja paneme termomeetri siia vette. Ja siis me saame teada, millal on 30-40 kraadi. Nii palju, kui meil on vaja. See alumine näitab meile siis, kui palju meil seda vaja on. Meil on vaja, ütleme, et 35-40, praegu on 33, 34, 35 ja 40 vahel oleks hea. Soendame suppi, soendame suppi. Ma arvan, et 35 täitsa piisab. Lülitame välja. Järgmiseks võtame mustvalge ilmutuse. Mustvalges ilmutuses on hästi palju erinevaid kotikesi.
siin on lausa 9 tükki. 9, 4, 8, 1, 6, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja need tuleb siis eraldi lahustada ja lisada ükshaaval järjest juurde. Kõigepealt mõõdame kogu veekoguse. Aga hakkame siis järjest tegema. Segama. Kõigepealt lahus 1. Lahus 2. Selle lisame esimesele. Ai. Nüüd võtame kolmanda. Ja samamoodi lahustame kolmanda ära ja lisame eelmistele. Segame ka seda kolmandat lahust. Neljanda.
uuenda. Uuenda. Nüüd võtame 7. Nüüd võtame 8. Rahustan ära. Lisame jälle eelmistele.
näitasin meile vahepeal purgi ja nüüd viimane 9. ja viimane vesi, mis 9. Siin pole vaja, see on ampull, see on vedelik. See läheb niisamuti. Ja ongi valmis ilmutuslahus number 1. Mustvalge ilmuti. Jäänud värviline ilmuti teha. Easy! Jaa. Mis teed? Keemiat. Värvilises ilmutis on õnneks natukene vähem komponente. Siin on niimoodi, et A ja B osa valmistatakse eraldi ja lisatakse kokku. A tehakse enne valmis ja siis B lisatakse ettevaatlikult A-le juurde. Teeme lahuse B. B lisatakse A-le. Lahus B koosneb ka 3 osast. Nii, osa 1. Siis on osa 2. Pulber number 2 läheb soojaks, kui teda lahustada.
ja 3. Siia on veel lahusaa teha. Lahusaa on ka 3 pulbrist. Pulber 1 läheb nüüd siia. Nii, nüüd pulber 2. Ja viimane 3. osa tuleb siia. Pulber number 3. Nii, selle lisame siia. Ja viimased 2 selle segu lisame siia. Ja see läks siis kohe natukene teist värvi.
on nüüd siis värviilmuti. Põhimõtteliselt on kõik. Paneme selle ka. Panen siia kaetu peale ja kummiga kinni. Ja ongi lahused tehtud ja homme hakkame ilmutama. Näeme jälle. Mis ma praegu teen? Ma praegu ilmutangi. Praegu on esimene ilmutus. Ilmutusaeg 10 minutit. Panin tahvlil taimeri jooksma. Pärast seda korraks pesen läbi ja siis läheb stopp lahus number 2. Praegu on mõned minutid aega. Nüüd teeb värvilist ilmutamist. Vahepeal oli valgustusprotsess ja mul prožektor põles läbi. Aga loodame, et nii palju ta valgust sai ümberpööramise protsessis. Pärast seda on jälle pesu ja siis tuleb 4. ja 5. lahus. Ja nüüd on valgendusprotsess ja on veel 3 minutit umbes jäänud. Aga näete, siin on kaadrit juba näha. Super! Ja siis veel 5 minutit pesu ja kinnitamine. Ja see on siis selline asi. Ja see film on mul filmitud üle 20 aasta tagasi. Et pärast seda valgendusprotsessi on väga palju sinist tooni. Huvitav, milliseks ta muutub pärast kinnitamist. Ja viimane protsess on kinnitamine. Helesinised toonid läksid ära. Kas see tähendab, et siis nüüd muutubki kõik korda ja see protsess on 15 minutit. Seda varsti 12:30 saab magama. Ja ongi film ilmutatud ja ripub kuivamas.
Teeli on vannis. Oi. Teeli on vannis. Oi. Nii väike. Joo. Siin on vahepeal printeri kaudu. Nii, issi seal. Mis sa teed? Näkku. Olegi. Palju teil? Teil on nii pisikas. Ja nüüd ta on palju suurem. Vanaisa Rein, Kristi. Nad on meil soolaleival vist. Ja Õnnele ka. Need fotod on meil albumis olemas. Aga siin on film ka. Siin oleme Roosi tänaval Kristi. Enne Teeli. Kene. Joo. Mis ajal teil pisikeseks muutub? 95. 95. Aga mis ajal ta sündis? 95. Arvutiga. Ja Kristi seal. Mis looma ta nüüd välja tõstis? See loomist on praegu keldris. Üks tunnist mõni. Kes see on? Teeli. Siin läksime maale, Kõhusse. Ah, soo. Näed, et nüüd on maal. Ei, vana mõige. Sina oled. Oi. Tule parem süüa, lähme tipa lappa. Näed, isi ehitas tuleveski. Tegi ta Noora elamine seal kaugel, vana kasvuhoone. Kas ta Maara kasvuhoonet pole?
Veel ei ole vist. Siin ma istun maas. See on Teeli. Teeli istub maas. Potsta. No vist nüüd on natukene. Läks juba üle. Kes Teeli eest hoolitses? No meie ju kallikene. Meie jah. Meri. Meri ja pilved. Kus see nüüd on? Ma ei mäleta. Bussiga sõidame kuhugi. See küll mina ei ole. See on ju Teeli. Kes see siin rabeleb? Topime ka riidid selga. Milleks neid riideid vaja oli? Kuhu te minema hakkate, et riideid on vaja selga panna? Ilus voodi. Kas Teeli magas selles voodis? Jaa. Ja pärast meil lõikene ju. Pulga voodis. Minul näiteks ei olnud pulga voodit. Mis see nüüd on? Kõndimise raam. Õpetab lapsed kõndima. Ja siit ära istud. Ratid on all. Kas see on meil ka keldris? Seda ma ei mäleta, kus see praegu on. Aga see trepp, kus sai üles minna? Sa tundsid ära, et see on trepp. Jaa. Lõhumajas. Näed siin, kui remontisime maakodus. Ah soo.
seal oli loomi ka. no ikka. kohe me näeme nüüd täpid ka. Caesar! Oi! Imbid Caesar. Ossa Jeeru. See oli ju, pagan, see oli ju imbi koer. Ja Tsummi, meie esimene kass. Vaata selle valge kass. Tsummi! See oli meie esimene kass. Caesar ja Tsummi. Caesar ja Tsummi. Tsummit ma olen näinud. Aga Caesar oli ju imbi koer. Tal on isegi pilt sellest. Poi, Tsummikene, ära koorta. Siin lõhume puid või tema puid. Jah. Ei, see on Vello. Vello lõhub oma puid. Ah soo. Kops ja puid. Milleks neid puid vaja lõhkuda oli? Siis on talvel sooja. Kes need on? Kannad. Tubli, õige. Kus need kanad olid? Tädi Tamara kanad. Täppi. Täppi oli ju meie esimene koer. Ei olnud. Edgari kutsu. Ja tädi Tamara kutsu ja Vello. Oli Täppi, aga Täppi oli meie kass. Täppi on koer, aga mis kassi nimi oli? Ja ongi läbi. Film on läbi või?